Hei, mina olen Kadri, tere tulemast Ärkvel teadul looja YouTube'i kanalile ja mina olen täna siin selleks, et rääkida teile Indigo lastest, sünnitusmajade süsteemidest sellel ajal, kui Indigo lapsed sündisid ning närvisüsteemist. Nimelt ma olen siin mõnda aega pannud kokku erinevaid selliseid puslejuppe just sel teemal ja täna mulle jooksis selline pilt kokku või selle pildi, ütleme, järgmine nurk jooksis kokku. Nimelt 1950 kuskil alates hakkasid maale kehastuma indigo hinged ehk et teistest tähedusüsteemidest tulevad hinged, kes siis tulid siia sellise missiooniga, et süsteemi muuta, hästi tugeva õiglustundega ja ka nagu maasageduse tõusule kaasa aidata. Ja Indigo laste nagu eesmärk oli siis pinnast ette valmistada järgmistele lastele, järgmistel kristallilapsed ja vikerkaarelapsed nii-öelda. Et ja indigo lapsi nimetatakse indigo lasteks sellepärast, et nende aura on selline sinakas, indigo sinine. Nüüd nende seas on täna hästi palju ravitsejaid, tervendajaid, terapeute, ühiskonna parandajaid, kõiki, kes siis tegelevad sellega, et tõsta, parandada. Aga indigo, ühesõnaga selline kosmiline projekt tegelikult, et neid indigo lapsi siia saata. Ja nagu me juba teame, siis siin planeedil on aga teine pool, see pool, kes ei soovi selle maasageduse tõusuga kaasa minna ja kes soovib kasutada seda planeeti oma eesmärgil, energia tootmiseks, enda vajaduste rahuldamiseks nii-öelda, et sellest lühidalt, et sellesse teemasse ma praegu pikemalt ei lähe, aga nüüd indigo laste tuleku ajal, see on siis tegelikult see aken oli kuskil enam-vähem 50 aasta vältel, 1950 või 40 aasta vältel 50 kuni 90, 1950 kuni 1990. Ja need tulid selliste nagu satsidena saadeti neid. Ja mis sellel ajal toimus, oli see, et pärast teist maailmasõda hakati haiglates kultiveerima siis sellist süsteemi, et vastsündinud lapsed võetakse emade juurest ära ja viiakse siis nii-öelda nursery ruumi, kus on siis hunnikutes beebisi, kes on kõik emadest eemal. Ja kui sünnib sellise kõrge sagedusega laps, nagu sellise, ütleme siis kõrgema sagedusega laps, kõrgema teadlikkusega laps, siis sellest tulekust, et meie need lapsed siia tulevad, sellest on meie see nii-öelda see pimedam pool väga teadlik. Ja siis nad mõtlesid välja, et mis siis teha, kuidas siis saada nagu need laste missiooni pidurdada. Ja, kuidas saada neid lapsi pidurdada. Kuidas seda galaktilist missiooni pidurdada. Ja siis tulidki need selle geniaalse mõtte peale, et eemaldame lapsed emad, et teeme sellise seadusandluse, et hügieeninõuete poolest või selleks, et emal on vaja välja puhata või mis iganes see selline hea vabandus on selleks tegevuseks, et traumeerida vastsündinut kohe. Et jumala eest keegi vahele ei jääks, vaid et kõik läheksid sellest traumalaksust läbi. Ja mis trauma teeb? Trauma madaldab metsikult sagedust. Ja kui vastsündinu siis eemaldati emast, siis ta koges metsikut hüljatuse valu, hirmu. See maailm tundus talle täiesti mega ebaturvaline, tal ei olnud nagu selget tunnet, et kas ta jääb elama. Ja see teinekord kestis 10 päeva. Ehk et enamus
lapsed, kes on sündinud selle 50-aastase või kui 40-aastase ajaakna sees ja keda emast eraldati, said kohe selle trauma, hüljatuse või trauma. Ja see tõmbas sageduse maha. Ja sinna järgneb muidugi ka väga karmid erinevad, ütleme see ühiskonnatingimused ka on. Et kõik need lapsed, kes sellel ajal on kasvanud, me ei saa öelda päris 100% kõik, aga põhimõtteliselt kõik need lapsed kannavad kaasas 2 baashaava, et mul ei ole turvaline ja mind ei armastata. Ja see on siis nagu kui vaadata seda agendat, siis agenda on sageduse mahadvõtmiseks. Et see hing oleks ikkagi nii traumeeritud, et ta ei saaks oma missiooni täita. Aga nagu ikka, on igal asjal alati 2 poolt. Ehk et mis on selle positiivne pool? On jällegi see, et kui hing sai sellise kogemuse kohe, koges süsteemi jäikust, siis see aktiveeris teatava jõu, teatava sellise vastupanu jõu sellele süsteemi nagu rangusele või režiimile. Ja see on seotud nende hingede missiooniga, sest need hinged, kõik, kes tulid, kõik need indigo lapsed on tulnud seda maailma muutma, on tulnud nagu selle kollektiivse sagedustõusule kaasa aitama läbi enda kehastuste. Ja siis me kohe alguses saime selle süsteemi poolse trauma ja see on nüüd katalüsaator selleks, et oleks jõudu tegeleda tegelikult selle süsteemi muutmisega. Ja. Ehk et see on hästi huvitav seos, mida mulle mis mulle täna nagu avanes, mida ma hakkasin mäletama enda hingemälust ja nüüd me tuleme siis siit edasi närvisüsteemi juurde. Kui nagu väike laps saab traumeeritud, siis otse loomulikult see mõjutab kohe närvisüsteemi. Närvisüsteem läheb võitle-põgene režiimi ja see saab nagu selliseks baassageduseks, sest et sa oled nagu kohe kehastuse alguses sa oled saanud selle nagu koodi sisse endale. Ja see tegelikult viib selleni, et kui me teadlikult enda närvisüsteemi nüüd ümber ei treeni, siis see mängib taustal kogu aeg ja mõjutab meie elu ja kujundab meie nagu kogemust. Ja see väljendub selles, et võtame näiteks turvatunde teemad, on ju. Me ei tunne siin maailmas ennast turvaliselt, me ei oska lõdvestuda, see väljendub paarisuhetes, eriti sõprussuhetes ja üleüldse nagu elu kogemises. Me ei julge teha teatud samme, meil on pidev enesekahtlus ja selline nagu sisemine sabotaaž, mis viib meid sellesse, et kui me siis leiame nagu näiliselt midagi turvalist nagu partneri näiteks, kes võib-olla isegi tegelikult ei ole meil üldse hea partner, aga ta nagu tekitab sellist, et midagi vähemalt, mul on nagu vähemalt midagigi, mis justkui tundub turvaline. Ma hoian sellest nagu niimoodi kinni. Siis selle partneri nagu näiline turvatunne, meie partneri olemasolust tekkinud näiline turvatunne saab teoreetiliselt sulle tekitada ka pikemat kannatust, sellepärast et ma tean omast käest, mul on kliente, kes on tegelikult nagu sellistes paaridünaamikates, kus te absoluutselt ei austate ja ei kohelda inimväärselt, aga ta ei julge sealt lahti lasta, sest et kui ta sellest ka lahti laseb, siis see võrdub surmaga, sest et see on nagu link on süsteemis sees, et kui ma jään üksinda, siis ma suren, sest et see oli see koht, kus ta lapsena koges selle metsikut hirmu üksinda täiesti abituna beebikehas olles. Nüüd nii kaua, kui see programm närvisüsteemi baasaluseks on, nii kaua me kogeme sellist nagu mitte usaldavat elamist. Me ei usalda elu ja me klammerdume inimestesse, kohtadesse, kodudesse, töökohtadesse, kus iganes. Elu usaldamise tunne puudub, sest see elu usaldamise tunne tuleb sellest
ühendusest, kui laps pannakse ema rinna peale ja ta tunneb ema nahasoojust, kuuleb ema südametukseid ja saab ema rinnapiima. See annab lapsele kinnituse, et minuga on kõik korras, ma tunnen ennast hoituna ja ma olen ka toidetud, ehk ma jään ilusti ellu, et elu kannab mind, et see link, et elu kannab mind, on seotud rinnapiima saamisega. Nüüd sellel ajal aga enamus lapsed lõpetasid pudeli piima peal sellepärast, et naistel ei läinud enam rinnad käima, kui see laps oli ära viidud ema juurest. Või siis oli igasuguseid jamasi selle rinnatoiduga. Ehk et väga suur osa lastest ei saanudki normaalset rinda või siis said väga lühikest aega. See omakorda on toonud kaasa selle või mõjutab seda, kuidas me kogeme universumi usaldamist külluse teemadel ja raha teemades, mis on ka hästi huvitav ühendus. Ehk et me ei usu, et universum kannab meid, sest me ei ole seda kogenud kohe alguses, kui me siia tulime, see esimene kogemus nagu kustutas ära selle uskumuse. Ja see on alateadvuses. Ja teine teema, et mind ei armastata, on selles samas kohas, kui sind eraldatakse emast ja sa oled kuskil, ma ei tea, külmade linade vahel, päevavalguslampidega mingis ruumis, kõik on kõle, sind mähitakse täiesti tundetult nagu mingit pakki ja sa ei saa sellist nagu sooja lähedust, inimlikku lähedust, hingelist ühendust, mida sa lapsena metsikult vajad. Siis see salvestab sulle süsteemi sellise nagu tunde, et mind ei armastata, ehk ma ei ole armastust väärt. Ja ehk ma ei ole väärt. Ja siis käib see kaasas sellistes olukordades, kus sa jällegi annad endast, näiteks paarisuhted on head näited, sa annad ennast ribadeks, sa lihtsalt võimled armastuse saamise pärast ribadeks. Annad ennast tühjaks igale poole, oled kogu aeg teiste teenistuses, natuke saad mingit tunnustust või siis on kohe nagu oh my god, see on nagu palsam minu hingele ja siis see näib, kuna see tuleb väljapoolt, siis see näib korraks ja juba selle nagu hakkad seda otsima ja taga ajama. Ja see kestab siis jälle nii kaua, kuni sa selle endale süsteemist teadlikult ümber teed. Nüüd see armastuse puuduse teema viib siis sellesse kohta, kus sa koged pidevat ärevust. Ja selle nagu hüljatuse hirm ja armastuse puudus mõlemad tekitavad närvisüsteemile kogu aeg seda võitle-põgene reaktsiooni, ma pean ellu jääma. Ja selles olekus sa oled nagu, tahaks öelda nagu selline nagu ärev, nagu natuke närviline koer. Ma ei tea, miks sul praegu selline metafoor tuleb, aga lihtsalt kogu aeg valvel, tundlad on kogu aeg väljas, mis keegi teeb, mis toimub. Ja samal ajal siis selline nagu täielik sügav lõdvestumise koht, kus sa nagu saad nagu lõdvestuda sellesse eluvoolu ja hakata universumi energiatega kooskõlas nagu toimima ja mängima, seda reaalsust looma, et seda nagu põhimõtteliselt ei ole võimalik teha. Või kui siis hästi nagu katkendlikult. Ehk sa ikkagi oled nagu valvel kogu aeg. Aga tegelikult me ei peaks olema valvel. Ehk et see, selline nagu tervislik valvsus on nagu loomulik eluosa. Aga ma pean silmas sellist ärevat valvsust, kus sa nagu oledki pidevalt, on sul tundled väljas kogu aeg, nagu skännid oma keskkonda, skännid inimesi, skännid oma olukorda ja muretsed tuleviku pärast. Kogu aeg oled tähelepanu kui tulevikus ja muretsed tuleviku pärast. Need on sellised võib-olla need tagajärjed või sümptomid, mida sa saad siis näha täna oma elus
mis on alguse saanud sellest hetkest, kui sa siia ilma sündisid, kui sa oled nüüd nendel aastatel sündinud ja sa tead, et sa olid üks nendest lastest, kes ema juurest ära viidi. Ja isegi siis, kui inimesed ütlevad selle kohta, et see oli lihtsalt selline aeg ja see oli normaalne ja kõik kogesid seda, siis mina ütlen teile ausalt, et tegelikult see ei ole normaalne, et see tegelikult nagu seda tehti tahtlikult, väga sihilikult, et seda projekti Indigo lapsed nagu lõhustada. Aga ega sellel pimeda poole agendadel ei ole kunagi nagu nad ei saa võita, vaata, kui te vaatate filme ka, siis alati on niimoodi, et see pime pool ei võida lõpuks. Sest et ükskõik mida ta püüab teha, siis sellel on alati valguse nüanss juures ja kui sellele tähelepanu anda, siis see lihtsalt nagu laheneb või jah, see valguse pool aktiveerub ja täna see valguse pool selles teemas on see, et nendel inimestel on tänu sellele ebareaalne tahe, selline nagu sisemine katalüsaator, mis tegelikult tahab seda süsteemi muuta ja tahab sellesse nagu maailma midagi sügavat muutust luua ja on valmis sellesse panustama oma kehastuse kaudu. Et isegi siis, kui ta võib-olla ei tee seda teadlikult, siis ikkagi ta hing juhib teda kogu aeg sellistesse ametikohtadesse või nagu suhtedünaamikatesse või olukordadesse, kus ta saab panustada sellesse, et see olukord läheks siin paremaks, et see süsteem muutuks. Nii ma vahepeal siin korrigeerin, mul hakkas päike kütma. Nii, vot nii, aga igal juhul nüüd närvisüsteem selleks, et siis seda et kogeda enda hingejuhatust, enda vaimujuhatust ja universumi toetust, on vaja meie närvisüsteemid ümber kalibreerida. Ehk et minna nendesse ühendustesse meie enda kehas ja ümber kodeerida see algne kogemus, asendada see usalduse ja armastusega ja ühenduse tundega iseenda sees ja täna täiskasvanud inimesena sellega, et mina hoian ennast. Mina hoian ennast ja ma olen ühenduses enda kõrgema teadlikkusega, mis juhatab mind ja mul on turvaline. See on see nagu lõppseisund, kuhu oleks vaja jõuda ning seda toetab igasugune närvisüsteemi toetavad praktikad, ja lisaks ka toidulisandid, mis on närvisüsteemi toetavad, aga mis mina ise omalt poolt olen otsustanud teha selle jaoks, on kasutada valguse keelt. Ja nimelt sellest tulenevalt ma olen kokku pannud nüüd 6-nädalase teekonna teile, armsad Indigo lapsed, kes te tunnete, et teid ikka veel selle aja trauma siin elus mõjutab. Ma kutsun teid kokku sellele 6-nädalase teekonnale, et ümber programmeerida meis siis need ühendused, mis on siiamaani meie närvisüsteemi elu mõjutamas, meie loomist mõjutamas, meie vabadust mõjutamas, et muuta seda. Ja valguse keel on selleks, valguse keele kanaldused läbi galaktilise keskpäikese ühenduse on minu hinnangul selleks väga tõhusad, sellepärast et valguse keel saab mööda meie meelest. Ta läheb otse alateadvusesse ja need erinevad spetsiifilised helid ja koodid, millele me siis häälestume, suunavad just energia täpselt sellesse punkti, kuhu on salvestunud kogu see jama sealt minevikust. Nii et selline teekond on tulemas minu poolt teile. Nüüd 25. märtsil saab see alguse ja ma panen siia alla lingi lisainfoga, kuidas te saate seda teekonda kogeda. Ehk et mida te peate tegema selleks, et sellele teekonnal kaasa tulla. Nüüd vaatan, kas on mul midagi veel teile selle kohta rääkida.
ja me sellel teekonnal tegeleme spetsiifiliselt nende baastraumadega, nimetame siis neid selleks, et jah, sellise kui kirurgilisuse täpsusega kätte saada need kohad, et tavada see nagu algindigo hingekood, mis annab sulle võimaluse siis tegelikult hakata seda missiooni elama, milleks sa siia oled tulnud. Ja praegu ma ütlen ausalt teile, kallid indigo lapsed ja teised valgustöötajad, kes te olete siia kehastunud, meil on aeg võtta jalad kõhu alt välja ja hakata oma kehastust funktsiooni nii-öelda täitma 5000-ga. Sellepärast, et me oleme jõudnud etappi, kus meie, mul on siin mingi 3. silm kristallivalgusest tulnud, et me oleme jõudnud maakeraga sellisesse või planeet Maaga sellisesse kohta, kus meie ühiskonnad hakkavad nagu ma tahaks öelda kahestuma, et tekib selline hästi tehniline, tehnokraatlik pool ja siis tekib selline baasreaalsuse pool, ehk et nagu Katrin Lukas seda nimetab, et baasreaalsuses elamine aktiveerub ja meil on vaja teadlikult selle suunast liikuda, aga selleks, et sa saaksid elada baasreaalsuses, on sul vaja kuulda oma kõrgemat juhetust, sul on vaja olla ühenduses sellega ja su närvisüsteem peab olema lõdvestunud ja rahulik, et sa üldse kuuleksid seda, mis susse tuleb. Ehk et mida iganes sa saad teha, kui sa ka ei tunne kutset sellele teekonnale, mida ma pakun, siis tee mida iganes, et sa saaksid oma närvisüsteemi rahustada maha ja need baashaavad ümber kirjutada, et need ei mõjutaks enam sinu kogemust siin. Just. Vaat nii, selline info teile täna. Kui see sind kõnetas, siis pane siia like, et YouTube'i algoritmid oleksid selle video jagamise suhtes lahkemad, et see jõuaks kõikide indigolasteni, kelleni see peab jõudma. Ja share'i, jaga nendele, keda sa tead, keda sa võiks kõnetada. Ja vaatame siis, mis me koos ära saame teha oma selle ühise traumaga sealt sünnitushaiglast ning täiega soovin teile sellist väekat eneses olemist ja keskmesse tulemist ja tulge loodusesse, tulge nendest mustadest kuubikutest välja ja tulge rohkem ühendusse päris eluga, päris inimestega, päris kontaktidega. See on see, kus me saame uuesti enda väe tagasi päris elus. Ja, vaat nii. Olgu, näeme jälle, ilusat päeva.